Siin Kristiine gümnaasiumi staadionile on sisse aetud suusarajad ja need suusarajad on eeskujuks ka paljudele teistele koolidele, et minge ajaga oma kooli staadionile suusarajad sisse, sest lastele kindlasti suusatamine rõõmu pakub. Täna on siia Kristiine gümnaasiumi staadioni ette tulnud suusabuss, mis on suuski täis ja see suusabuss annab siis võimaluse lastel suusatamine selgeks saada. Esimest korda nad on paljud suuskadel, aga teeme igasuguseid mänge ja tuleb välja kõigil, et kes 10 korda tunni jooksul ei kukku, selle jaoks pole tund korda läinud. Mulle meeldis suusateate jooks, et pidi suusatama ja roomama ja meie võitsime muidugi. See meeldis kõige rohkem, eks? Ja siis me mängisime veel jalgpalli ja üleüldse oli lahe. Miks teile suusatada meeldib? Mis selles lahedat on? Selles on lahe see, et mulle meeldib kõige rohkem näiteks mäest alla suusatada ja see on hästi selline mõnus tunne. Aga kehaline kasvatus on vist 2 korda nädalas, et mis te arvate, kas see tund võiks tihedamalt olla? Ja võiks küll. Palju tihedamalt võiks olla. Kas või 3 korda nädalas. No meil on 1 tund on meil võimlased, 2 tund on meil kord nädalas oleme õues staadioni peal. Aga kas vahest käivad lapsed ka kuskil Nõmmel Pirital suusatamas, et kui palju üldse suusad alla saavad talve jooksul? No alates 6. klassist oleme kõik Nõmmes suusakeskuses ja seal on lastele võimalus iga päev suusatada või õpetajad on seal ja 1 kord nädalas on võimalus ka uisutamas käia. Alg- ja põhikoolidele on suusabussi hind vaid 100 eurot ning selle hinna eest saavad kõik lapsed omale suusad alla ja 45 minutit suusatamist harjutada. Ühe suusabussi päev sisaldab 4 korda 45 minutit suusaõpet koos instruktoriga ning varustust jagub kõikidele õpilastele. Iga nädal 2 täispäeva olen Tallinnas, puhtalt Tallinna koolide juures, et samas paljud koolid jäävad käimata, sest ei ole rohkem aega siin olla. Et sisuliselt 1 buss võiks täiesti vabalt kogu talve siin ainult Tallinna linnas ringi sõita, et ma ei näe mingit probleemi. Muide sellise suusabussi saavad endale tellida ka äriettevõtted. Miks mitte teha ettevõtte talvepäevad suusabussiga? Kristiine gümnaasiumi õpilased said täna kindlasti suusapisiku. Loodetavasti annavad nad selle nüüd edasi ka lapsevanematele.